Tere! Nagu ma lubasin, ma tegelikult tahan igale poole tuua sisse ka tehisaru teema. Ja tänane teema ongi siis seotud sellega, et kuidas Excelis on võimalik siis erinevaid tehisaru rakendusi ära kasutada. Lühidalt, milleks seda tehisintellekti Excelis kasutada? Noh, ikka selleks, et automatiseerida andmetöötlust, teha erinevaid ennustusi andmete põhjal, tuvastada mustreid või trende ja luua siis selliseid intelligentseid soovitusi. Ja kuigi ma loodan, et te vaatate läbi kõik need töövihikud ja need videod, mida ma olen üles pannud, siis tegelikult ka selles arvestustöös põhimõtteliselt on väga palju võimalik juba tehisintellektiga ära teha. Aga selleks, et ikkagi aru saada, kas tulemus on õige ja kuidas need protsessid Excelis toimuvad, siis ma soovitan ikkagi endal läbi teha ja seejärel hakata kasutama tehisaru. Ütlen ka kohe, et ka see töövihik, mida ma teile praegu näitan, selle lisan samuti video kõrvale, nii et kõik saavad omal käel seda järgi proovida. Nii, ja kuidas siis kasutada tehisaru Excelis? Kõigepealt on tal siis olemas sisse ehitatud funktsioonid Excelis. Meil on praegu ka lahti Exceli töövihik ja näete, Analyze data on siin olemas. Siis need, kellel on siis Copilot, see on nüüd väline rakendus. Analyze data on olemas. Siis on olemas data types. Ja siis nii, data types, jah. Ja get data saab kasutada. Nii et need on juba sisse ehitatud Excelisse. Noh, lisaks on võimalik siis kasutada Power Query koos tehisintellektiga, Power BI integratsiooni. Saab kasutada siis ChatGPT-d ja Copiloti, kellel on see võimalus olemas. Ja Pythonit saab samuti Excelis kasutada siis, et luua keerukamaid andmemudeleid ja kasutada siis selliseid keerukamaid AI algoritme. Meie vaatame täna teiega kõigepealt neid sisse ehitatud funktsioone, siis vaatame Copiloti Excelis, millel on võimalik siis nii-öelda inimkeeles käsklusi anda, mis väga kiiresti koostab erinevaid graafikuid ja aruandeid ja aitab siis kirjutada valemeid ja filtreerida andmeid. Nii, ja mida siis saab teha? Saab siis ennustada erinevaid müügitrende ja prognoose luua. Siis on võimalik skaneeritud dokumentidest infot eristada ehk siis tekstituvastus funktsioon on. Siis on võimalik avastada veidraid või ootamatuid väärtusi andmetest, on võimalik klassifitseerida ja teha siis selliseid iganädalaseid või automatiseeritud raporteid. Ja missugused peamised tööriistad siis on, nagu juba ütlesin, et Microsoft Excelisse saab ühendada Copiloti, siis Analyze data, Power Query integratsioon. Edasi Power BI's on võimalik kasutada AI visualiseeringuid, Azure Machine Learning, ChatGPT, Python ja Excel. Kõike me vaadata läbi ei saa, aga räägime nüüd täpsemalt. Kui me räägime nüüd ChatGPT-st, siis tegelikult ChatGPT-ga saab siis suhelda veebis või äpis, mitte otseselt siin Excelis, kuigi näete, ma hiljem näitan ka, kuidas selle ChatGPT siia Excelisse saab lisada. Ja tegelikult seda saab kasutada siis selliselt, et te näiteks võtame siit kohe, te võite proovida neid samu käsklusi, mis ma siin olen teinud, et nii nagu me oleme teiega varasemaltki, lähete ChatGPT-sse, annate talle käskluse ja loo Exceli valem, mis arvutab käibemaksu. Nii, ja ta annab teile täpselt, näete, annab teile selle valemi ja saate siis selle siit kopeerida. Selgitab täpselt ära, küsib, kas soovid näidistabelit või Exceli faili. Tegelikult mul vist ta minu meelest Exceli faili ei loo, no vaatame, ta annab küll lubaduse,
aga ma arvan, et ta ei loo seda. Nii, nüüd läheb aega. Jah, nüüd ma ilmaasjata küsisin, ta nüüd pikalt mõtleb ja lõpuks ta annab alla. Siiski. Okei, vaatame, mis ta mulle alla laeb. Nii, ja tegigi. Tundub, et mul tänu sellele, et mul see ChatGPT oli vahepeal Excelist kadunud, siis ta ei loonud mul neid tabeleid. Aga nüüd täiesti näete, loob tabeli. Ainus probleem on, et siin ei ole muidugi valemeid sees. Vaatame, kas ta... Nii. Lisatabelisse ka valemid. Lisatabelisse ka valemid. Vaatame. Nii. Ja see nüüd tõesti töötab tänu sellele, ma ise kahtlustan, et ma just natuke aega tagasi laadisin alla, ühendasin Exceliga selle ChatGPT, ma näitan kohe. Nii, selle ChatGPT for Excel, sest et mõnda aega tagasi ma proovisin tabelit luua ja ta ei võimaldanud mulle seda. Nii, ja koos valemitega laseb mul jälle alla laadida. Nii, ja vaatame, kas ta suutis teha koos valemitega. Nüüd ta tegi. Ahah. Ja näete, ongi valemid ka sisse pannud. Noh, nii, ma panen need kinni, mul neid valemeid vaja ei ole. No vaatame veel. No näiteks kasutame siit kohe, et kuidas liitintressi arvutada Excelis. Näiteks selline küsimus. Ja siis ma proovin seda, mis ma ennem talt tahtsin teada. Nii, natuke läheb aega. Ei, ma ei. Nii. Annab kõik väärtused, selgitused ja annab, näete, valemi ka. Ja küsib, kas soovin Exceli failina seda tabelit, aga mina hetkel ei soovi. Ma proovin nüüd seda, mis mul enne ei õnnestunud. Loo tabel, kus on 50 rida ja veerud pealkirjadega ees ja perenimi, amet, ettevõte. Nii, võtame isikukood, amet, ettevõte, brutopalk. Nii, vaatame, kas ta saab seda tehtud, vaatame. Ja ma oleks pidanud kirjutama lootabel Excelis, aga no alati võib täiendada. Nii, nüüd ta mõtleb. Et muidugi ma ütlen ka, et mul on siin tasuline versioon, et ma ei ole kindel, et seda saab tasuta versiooniga teha, aga alati saate proovida. Nii. No näed, ja ongi tabel loodud. No nii, tore teada. Nii, aga lähme edasi, see on siis Excel. Nüüd Copiloadi kasutamist Excelis. Et selleks peab teil siis olema ka Copiloadi litsents. Ehk seda saab kasutada siis, kui see on siis tasulise Copiloadi puhul ja Microsoft 365 peab olema teil siis kasutusel.
ja ta võimaldab siis arvutada, teha erinevaid filtreid, luua diagramme, kirjutada valemeid ja ta siis koondab teksti. Nii, ja vaatame nüüd seda Copiloti võimalust. Ma olen siia mingid näidiskäsud teile ette loonud. Siis on mul siin üks selline tabel, selle tabeli asemel nüüd oleks võinud see tabel, mis ma siin hiljuti lõin või õigemini tehisaru lõi, aga las ta olla. See on tegelikult seesama tabel, mis on teil ka selles arvestustöös. Nii, ja nüüd ma siis tegelikult see märk, Copiloti märk ilmub mul kohe siia kursori juurde, kus ma olen. Ja siis on Ask Copilot ja siis avaneb siin kõrval siis selline aken ja ta on nüüd seotud minu töökontoga, et võib ka OneDrive'iga, aga las ta olla praegu töökontoga, mul on seal see kasutusel. Nii, ja nüüd saate küsida näiteks, võta kokku, mitu inimest on igas osakonnas. Ja kirjutatage siia vabas vormis käskluse. Nii, natuke läheb jälle aega. Nüüd ta analüüsib, näete, see on tabeli piirkond A3 kuni I102 ja näete. Ja lõi sellise diagrammi. Nii. Nii. Ja nüüd add to new sheet. Ja nüüd ta lõi mulle, tegelikult ta tegi mulle selle pivot table'i, mida me teiega siis õppisime tegema. Ja siin saate juba ise siis osakondade kaupa vaadata tulemusi. Nii et selline võimalus. Nii, mitme osakonna kaupa. Nii et lõi ise pivot table'i. Nii, vaatame veel. Võtame siit, et oleme jälle siin tabelis, eks ju. Nii. Kes on kõige vanem töötaja? No võtame siit. Vaatame. Nii, nüüd ta pakub, et loo ise uus veerg ja pane siis sinna selline valem, näete, indeks ja match, see, mis teil oli ka siis otsi funktsioonide puhul. Nii. No vaatame, ta ise pakub ka siia mingeid abiküsimusi, et ta millegipärast ikkagi nagu uut veergu ise ei loo. See on nüüd see, mis ma avastasin. Olgu, aga vaatame nüüd filtreerimist näiteks. Näita kõik töötajad, kes on vanemad kui 65. Nii, nüüd ta toimetab siin. Nii, ja nüüd ta kohe seda ei tee, ainult siis, kui ma ütlen apply, et rakenda. Nii, ja nüüd näete, vaatame seda tabelit tõepoolest. Ta pani ise siia need filtrid. Näed. Ja siin on tõesti näha, et kõik need, kus on vanemad kui 65. No võtan praegu ära. Nii, filtrid, vaatame, mis veel. Diagramm. Loo tulp, diagramm, palkade jaotus vanuse järgi. Nüüd tahan seda, siis ma teen add new sheet ja näete, tegi mulle jälle sorteerime, sorteerime palga järgi kahanevalt. Nii, no vaatame. Nii, nüüd ta sorteeris ja nüüd ma pean apply vajutama. Ja näete, nüüd on siis palk sorteeritud. Ja võtame veel, pakume talle nii, et summeeri töötajate palk ja arvuta keskmine palk. Nii, vaatame. Arvutab. Milline osakond saab kõige kõrgemat palka?
Nüüd ta pakkus välja, et finantsosakond, nii, ja ta teeb siis selle jällegi uuele lehele, teeb sellise pivoti. Aga tähtis on see, et tegelikult te saate siit valida siis sellise osakonda, nagu teil vaja on. Nii et pivot tabeleid ta teeb hästi. Nii. Nii et proovige neid küsimusi, kas või neid, mis siin kirjas on, katsetage, proovige ise küsida ja kui teil on seda Copilot kasutamise võimalust. Nii, nüüd kui ei ole, siis on teil, nagu ma ütlesin, olemas selline vabandust, enne veel lähme siia. Siin on ka need analyze data, et kui te olete siin kursoriga lahtris ja valite analyze data, siis ta pakub teile hästi palju erinevaid jooniseid ja graafikuid ja saate siis ise siit veel kirjutada küsimusi ja ta pakub teile. Nii et siin saab ka siis loominguliselt töötada. Nii, ja nüüd järgmine huvitav tööriist menüüs data types. Tegelikult ta kasutab Microsofti pilveteenuseid, et lisada siis tabelisse mingisugust taustainfot. Ja siin on siis võimalik, näete, organisatsiooni kohta, aga siis see peab olema organisatsiooni Power BI-ga ühendatud, geograafia, siin on siis need aktsiad ja siis on valuutad. No teeme ühe sellise lihtsa, no kas või sellise lihtsa näite, nagu siin praegu on. Näiteks võtame, mina võtan näiteks Kohtla-Järve. Nii, ja nüüd lähete siit data type, geography ja ilmub siia, näete, selline märk ette. Ja nüüd see funktsioon edasi käib väga lihtsalt, võrdub ja nüüd selle lahtri aadress B2. Nii, ja nüüd ta pakub teile ise, näete, mis võimalusi ta selle linna kohta, ta tuvastas ära, et see on linn, ta võtab internetist pilvest neid andmeid, näiteks piirkond. Nii, Eesti. Nüüd võtame B2 pindala. Nii, siis võtab B2 rahvastik. Nii, ja võtame veel näiteks võrdub B2. Nii, B2. No, ajavöönd. Nii. Aha, siia pakkus mitu olgu. Nii, ja võtame nüüd näiteks Tallinn. Ja ta praegu ma ei saa ka aru, ta praegu ei löönud, võtame uuesti geograafia, nii. Ja nüüd te saate tegelikult seda kõike, mis siin on, juba kopeerida. Näete? Nii, no siin oli see, et ta nõudis liiga palju. See ajavöönd ei olnud hea mõte, aga no olgu. Nii, ja näiteks kui te panete siia Tartu, Pärnu, ma ei tea, Kuressaare. Nii, juba ta automaatselt tegelikult teeb seda sama. Nii. Ja kui te nüüd tahate, aga vaatame, kas ta teeb ka Riiga, siis mul on ingliskeelne, siin tuleb siis Amsterdam, London. Nii, ja saan siis sama asja siit ülevalt alla kopeerida.
E7. Miks ta seda ei suutnud? See on küll huvitav. Praegu on mingi probleem. Nii, ei tea, miks ta seda ei suutnud. Ei suutnud leida. Nii, aga mis veel geograafias on võimalik siis? Peamiselt linnad, riigid, piirkonnad. Vaatame, kas ta mingeid väiksemaid kohti ka, Iisaku. Jah. No vot. Võite siis ise tudeerida, tegelikult võite ka ChatGPT käest küsida, et mida veel kõik sellega on võimalik teha, aga noh, lihtsalt selline väike info. Ja nüüd ma tahan tutvustada teile sellist asja nagu ChatGPT for Excel. Nii, ja ongi ta mul jälle siit kadunud. Ongi ta mul siit jälle kadunud. Excel, nii et tegelikult siit te saate klõpsata, satute sellisele lehele ja saate siit omale tegelikult selle open alla tõmmata ja siis ta installeerida. Ja siis ta ilmub teile kohe siia töövihikusse. Nii. Proovime siit siis võtta AI Ask. Nii. Kuva avatud dokumendi nimi ja kinni. Et ta mõtleb natuke. Nii, ja siis ta nüüd näiteks Microsoft Word ja nii edasi. Vaatame. Ütleb, kus see täpselt on. Nii. Okei. Võtame näiteks sellise küsimuse. Viis levinumat nimetust logistikasektoris ja ta lihtsalt loetleb need. Aga nüüd, kui küsida sama küsimust teistmoodi, kasutades AI Table. Nii, mõtleb natuke. Nii, ja näete, väga uhke. Nii, väga uhke. Nii, võtame siit. Teeme teda natukene paremaks. Nii, väga uhke tabeli andis meile. Nii. Teeme ta siis selliseks. Nii. Ja siin on siis see nii-öelda valem. Siin ma olen veel toonud näiteid. Aga näiteks jällegi ka mingi konkreetse tabeli koostamine. Nii, võtame siit sellise käskluse. Ehk siis AI Table, koosta tabel, millel on koos 3 veergu, eesnimi, perenimi, aadress, täida tabel suvaliste andmetega. Nii, näete, ta mõtleb pisi. Nii, ja näete, lõi sellise tabeli. Nii, oih, miks ta mul siin kadus? Nii. Mis ta veel võimaldab teha? Nii et noh, saab ka küsida, kuidas teha. Nii, võtame siit küsimus. Kuidas teha
pivot tabelit ja võtame piirkonna, ahah. Nii, ma korraks, okei. Ja märgime ära selle piirkonna. Okei. Nüüd ta mõtleb. Vaatame, mis vastuse ta annab. Ja nii, päris pikalt mõtleb. Seni, kuni ta mõtleb, ma siis kordan veel kord üle, et ChatGPT-d, see on siis tasuta vaid mõnda aega. Siin on link, te satute sellisele lehele, kus saate, nii sellele lehele, kus te saate seda nii-öelda alla laadida, see ei nõua mingit oskust, Open in Excel, ta kohe kinnitub teile Exceli külge. No mõtleb veel. Ja siit saate siis sellised ülevaate, kuidas teda on võimalik kasutada ja saate otsustada siis, kas kasutada või mitte. Nii et ootame siis ära, kas siit Dubai ask, mida mingi funktsioon teeb, et võite täiesti AI-st ka küsida. Nii, koosta, nii, koosta valem, noh, koosta valem tööjõumaksude arvutamiseks. Nii. Ja mul rohkem polegi vaja. Muide, funktsioonidega on nii, et see, mis on selline bold'is jämedalt, see on kohustuslik väli ja see, mis ei ole kohustuslik. No nii, esimene sai, näete, ühel ajal. Tööjõumaksud on maksud, mida tööandjad peavad maksma. Nii, ja siin ta on siis selle lahti kirjutanud. Kõik, missugused maksud on. Nii, ja on siia lõppu siis valemi ka välja toonud. Nii, ja pivot tabeli loomine andis ka täpselt ülevaate. Natuke ebamugav on, et ta niiviisi reas kirjutab. Huvitav. Ikka mõtlen, et ask, kas ta, kui ma panen siia list, kas ta siis teeb kuidagi paremini? Näe, vaata. Ahah, nüüd ta tõi selle ainult välja, aga nüüd ei ole valemit. List. Kirjutas, mis asjad, nii. No ühesõnaga, seda tuleb siin arvestada, kuidas teha pivot table'it. Nii et vot sellisel moel siis on võimalik ka Excelis AI-d kasutada, et käime veel siis üle. Esimesel lehel on need peamised võimalused. Siin on siis Copilootiga, mis on võimalik teha väga mugavad asjad. Ja pluss siis see, et on siin Analyze Data. Siis on olemas Data Types. On võimalik infot siis internetist kätte saada. Ja siis ChatGPT for Excel on siis tasuline rakendus, aga kui te tahate siis harjutada, saate siis tasuta. Ma ei oska teile täpselt öelda, kui kaua ta tasuta toimetab, aga vaatame. Nii. Võtame siis nii, et kui pikalt saab tasuta kasutada ChatGPT for Excel. No vaatame, mis ta siis ütleb teile või meile. Nii.
tasuta versiooni ei ole. Okei. Okei. Tasuta krediit. Ma ei saanud väga täpset vastust, aga igal juhul võite proovida katsetada, nii et jõudu ja edu teile. Tänan kuulamast.